tere imelist esmaspäeva, kes te olete siin tulnud vaatama ja kes sa siis vaatad ka järgi millalgi sulle sobival ajal. Käes on taas aeg vestlussaateks Tunne inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igalühel on oma lugu rääkida ning kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende toimetamised just nende inimesteni jõuaksid. Ja see ongi Tunne inspiraatorid vestlussarja eesmärk, teha nähtavaks inimesed, kellel maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on 3 lapse ema, raamatupidaja ja ettevõtja. Numbrid ja probleemide lahenduste otsimine on talle alati meeldinud. Sellepärast otsustaski ta just selles valdkonnas pakkuda tuge teistele ettevõtjatele. Oma teadmiste ja oskustega annab ta tagasi ettevõtjatele nende väärtusliku aja ning meelerahu, et nad pole enam ettevõtluses üksi. Kuidas ta seda täpselt teeb ja kuidas ta oma kingitused avastas, nendele ja paljudel teistelegi põnevatele küsimustele me täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse raamatupidaja ning ettevõtja Tiina Eenlo. Tere! Tere, Tiina! Minu traditsiooniline küsimus, kuidas sa ennast tunned? No natuke juba paremini kui pool tundi tagasi võib-olla, aga ärevus on ikka sees. Okei. Kuidas sul see väljendub, see ärevus, kui sa jagaksid? Selline seestpoolt nagu ütleme, kergelt võib-olla käed värisevad ja see nagu sisikond natuke väriseb, ütleme niimoodi. On sul olnud selliseid olukordi ka, kus nagu ma aru saan, sa oled esimest korda niimoodi ise üldse jagamas laivis Jah, kuskil? ma olen esimest korda laivis osalejana nagu Väga äge. Aga kas sa kaasarääkijana. oled kuskil seltskonnas või seltskonna ees rääkinud? Rääkinud ei ole, aga ma viin nüüd ütleme, alates eelmise aasta sügisest viin läbi 1-2 korda kuus praktikatunde, mida siis Mm. mina juhendan, aga see on selline vabas õhkkonnas, et igaüks nokitseb arvuti taga, mina käin vajadusel, aitan, juhendan, millega neil abi vaja on. Mhm. Miks ma seda küsima tahaks, just, et kas sul on äkki omal kogemus või sa oled kuulnud, et inimesed, kes ütlevad, et või ise tunned, on ju, et ärevus sees ja tunned, et su hääl väriseb ja keha väriseb, aga väljaspool ei saa mitte keegi aru. On sul omal sellist kogemust olnud? Ma arvan, et valdav osa olukordi ongi selliseid, et Et kus tegelikult ise oled pabinas, aga tegelikult keegi teine ei saa aru, et sa oled pabinas. Kui hääl värisema ei lähe, siis keegi ei saa ilmselt aru. ja kui läheb midagi sassi, no keegi ei saa aru, et kas selles kohas pidigi nagu see muutus olema või see jah, muutus, et keegi ei tea, sest sina oma peas ainukesena tead, vaata, kuidas sa tahtsid, sa läksid teise raja peale, keegi ei saa arugi, et sa teise raja peale läksid. jah, Et see on nii oluline mõista jah, ja see annab selle selguse ka, et meil kõigil on ärevus ja kõigil läheb sassi aeg-ajalt ja see on täiesti okei. jah, Et nii kuna me nüüd tegelikult. selle pinge oleme nüüd siit maha saanud, siis täna tuleb täpselt nii, nagu ta tuleb, on ju. Usaldame seda ruumi ja vaatame, mis me siit täna kätte saame. Aga küsiks sellise asja, et mis motiveeris sind üldse tulema siia vestlema? Ma teen hästi palju asju nagu emotsioonide ajel. See oli selline hetke emotsioon, mul vist lõi ette, et üks laiv hakkab, siis ma nagu kuulasin, mõtlesin, aga miks mitte mina. Mm. Et siis ma otsustasin end, et võiks end panna proovile ja tulla ka laivi. Et natuke seda julgust juurde saada, et kuskil ise rääkida, et ma ise tegelikult igapäevaelus nagu sotsiaalmeedias ja niimoodi kuskil laive ja videosid ei tee, et see võiks olla selline esimene ületatav proovikivi, kust edasi Mhm. minna. Kas
kas sul võttis aega ka selle registreerimisvormi täitmine, kui see impulss tuli, vahest on see, et tuleb impulss, on ju, ja siis hakkavad sees mingisugused lood, kes Yeah. ikka olen mina ja kas ikka on vaja, kas sul oli midagi sellist ka või läksid ja kohe tegid selle vormi ära, et kuidas sul see Ma protsess oli? tegin selle vormi ära, sellepärast et nii palju ma ennast tean, et kui ma seda kohe ära ei tee, siis järgmine päev on juba uued mõtted, uued tuuled ja lähen teises suunas, et ja siis suudan endale ära sisendada selle, et tegelikult see ei ole minu jaoks. mm,? ehk siis et müüd leida endale maha. ettekäändeid, miks ma ei peaks minema. jah, ehk siis sinu siis, need on need kaks tegelast on jalgade peal, üks on see, jah, kes tagasi tõmbab, teine on see, kes edasi. ehk siis see, kes tagasi tõmbab, tegi paremat müügitööd. müüs ilmselt siis selle, järgmisel päeval teeb paremat müügitööd, et just, siis ta jõuab nii palju mõelda selle üle, et miks seda ei jah. saaks teha. ja kui sa selle registreeris, sest et see teema on, ma tahan seda siia tuua just sellepärast, et sest et need näiteks ma ei hakka nime ütlema, aga ta on juba päris virtuaalassistentide maastikul päris kaugele jõudnud ja ta ei ole tahtnud tulla, sest ta arvab, et tal ei ole mitte midagi rääkida. on inimene siin, oma nimesid ei too, et kes teab, võib-olla teab, kellest ma räägin. Mhm. Aga just, et tuua nagu seda, et me kõik kardame ja siis sellepärast ma tahan seda protsessi natukene nagu puudutada, kui see on sinuga okei. jah, ikka. Ehk siis, kui sa selle registreerimisvormi ära täitsid, kas mingitel hetkedel tuli ikkagist sisse kahtlus, kas oli ikka vaja või? Mida ma sinna rääkima lähen? tead, ma väga palju selle peale isegi ei mõelnud. see kuupäev on piisavalt ohutus kauguses, et selline aeg on, et ei jõua nagu väga palju selle peale, et tegelen oma igapäevaste asjadega edasi ja kui tuleb kuupäev lähemale, et siis vaatan, et kuidas ja mida seal siis paremini teha või mida rääkida, aga lõpuks ma ikkagi otsustasin, nagu sa kirjavahetuses ütlesid ka, et sa tuled oma lugu rääkima, et siis ma otsustasingi, et tulen räägin nii nagu räägin ja läheb nii nagu läheb ja olen ise lõpuks kogemuse võrra rikkam lihtsalt. just, see on nii äge, see ja see ongi mõnes mõttes on see nii hea kasvulava siin, on ju, et sa jah, oled siis mõnusas turvalises ruumis ja saad tulla välja ja saad siit võib-olla tuuletiibadesse oma mingitesse tegevustesse ja julgused. kuule, ma saangi hakkama sellega, see ei olnudki nii hull. Davai, lähme siit, paneme, mis on järgmine lava, on ju. Lähme kohe edasi sealt. Et üliäge, ma olen igatahes tänulik, et sa selle kutse vastu võtsid, sest noh, me suhtlesime ka natukene, et seal oli neid, on ju, et mis ma ikka tulen sinna ja ma tahtsin, et sa ise tood selle ka siia ruumi, et me kõik kardame, et kõik, kes sa vaatad ka ja tunned ka, et mis mul on rääkida. sa ei pea võrdlema ennast kunagi teistega, see ongi see kõige olulisem, et sa ei pea olema keegi teine, sest teiste kohad on juba võetud, need, kes teised on, need on võetud, sa saad olla ainult sina ise, see koht on võtmata siin maailmas. Aga lähme sinu teekonna juurde, sa kirjutasid, et numbrid on sind nagu alati kõnetanud ja probleemide lahendamine. kas sa mäletad ka, kust selline huvi tuli või see on juba täitsa nagu väiksest peale on kogu aeg numbrid olnud see teema, mis sind kõnetab? ma arvan, et isegi juba kooli ajast, sellepärast et matemaatika mulle väga meeldis. õppida mulle ei meeldinud Mm. ja sealt tuligi see koht matemaatikas, et tuleb leida oma lahendus, oma vastus. ja ma üldjuhul, noh, ma olen saanud 2 selle eest, et vastus on õige, aga lahendus on vale. et mina käisin too aeg koolis, et see hasart, mis tekib, kui sa otsid vastust, mida sa tegelikult ei tea, kuidas seda leida. et see on see, mis nagu mind kõige rohkem nagu tõmbab ja motiveerib, et see paneb nagu tulukese põlema, et vahest kui õhtul hakkad midagi tegema, et siis poole ööni teed, sest sa tahad teada, mis asi see on või kust see viga tuleb, et mul tuli kõrvalt kohe päris korralik ohe siit selle peale, kui sa seda ütlesid. sest see on see üks nendest mega suurtest programmidest, mis me lastena kaasa võtame, et mina omal viisil ei tohi. ma pean mingit kindlat asja ja nüüd ma eksin, ma saan 2, see paneb nagu niimoodi selle loovusele kohe nätaki. et kas ta sind mõjutas ka, kui sa praegu tagasi vaatad, see, et sa lahendasid küll ära, aga ei lahendanud nii, nagu sooviti ja selle eest materdasid nagu 2? ma niimoodi ei mäletagi, selles suhtes, et too aeg vist sa olid ikka, õppisid selle valemi pähe, läksid parandasid ära selle, et hinne oli minu aeg, ütleme, hinne oli korras ja õpetajal oli hea meel, aga sellest nagu nii palju ma töötlust ei saanud, et ma nagu oma selle loovuse ja oma mõtlemise nagu ära unustasin, et teen kõik nii, nagu peab, nii nagu raamatus on või valemites on, et ikkagi ma teen nii, nagu
nagu minul asi jooksma hakkab. Mhm. ma küsiks ühe huvitava küsimuse veel, et kui palju sa täna tunned eksimise ees hirmu? mm,. no natuke ikka tunnen, Et sealt aga see ma kuskilt olen ikkagist mingil määral natuke mängib, sellel on ju? ja aga ma olen sellel ajal nagu nii palju arenenud, et ütleme, just kui raamatupidamine võtta, et ma tean, kust vigu üle, kust kontrollida, et ja kust vigu otsida. Hmm. Et see annab sellise hea enesekindluse. See on huvitav, ma polegi nagu niimoodi varem vaadanud, see on päris äge, ma tahaks sellest teemast täitsa minna rohkem sisse. Et kui palju on sest raamatupidaja peab olema hästi lahenduste leidja, on ju, ta peab leidma neid jah, lahendusi kogu aeg. kui palju on see raamatupidamise siis lahenduse leidmine peegeldanud või kandnud üle sind ellu, kus sa siis pead ka lahendusi leidma? no mingil määral võib-olla ikka, et selles, et noh, ütleme, kuna nüüd ma olen ainult ettevõtja ja kolme lapse ema, pereinimene, siis Mhm. et siis praegused väljakutsed tegelikult igapäevaselt, kui ma ei tegele raamatupidamisega, ongi see aja planeerimine ja et kuidas need asjad ära delegeerida, et kõik oleksid rahul ja kõik saaksid oma sihtkohtadesse. Mhm. aga ennem kui me tänast vestlust alustasime, sa mainisid ka seda, et noh, enesearenguga oled pikalt tegelenud, on ju. Et läheks siis selle juurde, et mis tõi sind enesearengu maailma, et kas see oli lihtsalt selline huvi või oli see nagu paljudel on, nagu minulgi oli, et elu surus mingi hetk põlvili ja davai, paneb nagu nägupidi mutta, näe vaata, hakka tegelema endaga. Et kuidas sinul see enesearengu teekond alguse sai? no minu eneseareng, ütleme just nagu isiklik pool on see, et see on kõik täiesti juhuslikult. Mm. et see on kõik see sotsiaalmeedia mõjutustel, et igalt poolt kuskilt, nagu ma enne ütlesin, et ma olen see elupõhine õppija ja lugeja. et kui keegi kuskil midagi reklaamib ja raamatut, et siis ma nagu noh, kui mind see kõnetab, siis kas ma laenutan selle raamatu, ma loen seda raamatut või ma osalen kursusel kuskil, aga noh, selles suhtes see enesearengu teekond, ma tunnen end nii palju rohkem, kui ma tundsin end, ütleme, 2-3 aastat tagasi. ma tean, mis on minu nõrkused, ma tean, mis on minu tugevused, ma tean, kuidas nendega toime tulla. Mm. Mhm. kaua sa sellel enesearengu teekonnal oled olnud, siis ei ole väga pikalt? no ma arvan, et 2-3 aastat. siis peale Covidit millalgi, jah, kuulus aeg. et põhimõtteliselt see enne Covidit juba tekkiski see aeg, kus et noh, ma ei saa öelda, et see oli päris ahhaa-moment, aga see oli see koht, kus mulle jõudis kohale, et see palgatöö, kus ma olen, seal ei ole mul võimalust lisa teenida ega ka kõrgemale tõusta. aga raha tahaks rohkem ja panustada tahaks rohkem, et elus kaugemale jõuda, et siis tekkiski see otsus, et midagi juurde pakkuda. ja kuna numbrid on sellised minu jaoks pigem lihtsad ja natuke ka huvitavad, siis ma otsustasin ikkagi minna raamatupidamist õppima. Mm. aga siis see raamatupidamine ei olnudki sul nagu nii pikaajaline elukutse ja no selles suhtes raamatupidamist ma alustasin üldse tegelikult 2017 äkki. ma hakkasin FIE-ks ja siis ma õppisin FIE raamatupidamist ja mm. tegelesin alguses üldse FIE raamatupidamisega. ehk siis see raamatupidamine tuli sul tegelikult vajadusest, isiklikust vajadusest. Isiklikust vajadusest. ja kuna sellega ma siis tuttav olin ja mingil määral ma juba ka äriühingutele pakkusin raamatupidamist, siis ma nagu otsustasin minnagi endale selle asja korralikult selgeks teha, kutse omandada ja teha nagu asja suuremaks. Mm. aga FIE, mis viis sind FIE maailma üldse? mis tõukas sind sinna? FIE tundus hästi, siis kui ma tegelikult olin täiesti, tegelesin käsitööga, et paberi ja papitööd ja viltimisega tegelesin, et see on see koht, kus mul oli vaja mingit juriidilist keha, mille kaudu teha ka FIE-t, ma otsustasin sellepärast, et ma käisin palgatööl. et see tundus kõige lihtsam, et seda raamatupidamine oli lihtsalt tulud sisse, kulud välja ja deklareerid tuludeklaratsiooniga ära ja et ei ole midagi väga keerulist. et see on kassapõhine ka, et siis kui tuleb, et siis on käive.
ehk siis see oma loominguga rohkem välja tulemine oli see, mis suunas nagu viis sind sinna FIE maailma, et sa jah, saaksid hakata jah, sellega siis looma põhimõtteliselt üldse nagu ettevõtlusesse ma tegelikult sisenesin üldse käsitööga. mm.. ja siis tuli vajadusepõhiselt tuli raamatupidamine ja siis vaatasid, oo, jah, see on päris no ja huvitav. raamatupidamine lõpuks jäigi sellepärast, et seda saab pakkuda ükskõik kuna, ükskõik kus. Et ütleme, see käsitöö oli selline, et ikkagi tahab, et ma müün füüsilisi tooteid, see eeldab ka postitamist, kohalolu, mingit kindlat ruumi, kus seda teha, et siis ma otsustasin võtta ikkagi endale juurde nagu teenuse. mm.. ma praegu mõtlen selle peale, et me oleme just sellel ajastul, kus järjest rohkem inimesi alustavadki ettevõtlusega, siis ma näen, et see raamatupidamine, see ei kao nagu kuskile ära, selle pigem see vajadus ega suureneb järjest. Et oled sa ise täheldanud ka seda, et järjest rohkem inimesed vajavad raamatupidamist? no, mul on päris mitu klienti tulnud, noh, nad algselt tulidki ainult konsultatsiooni, neil ei olnud isegi ettevõtet. mm.. Ja nad, noh, mis on tegelikult väga hea variant, et enne kui sa ettevõtte lood, sa võtadki raamatupidaja konsultatsiooni, räägid oma hirmud ja küsimused kõik läbi ja siis otsustad selle baasil, et kas lood või ei loo. Mm. Aga Läheks jah, korra sellesse FIE teemast sisse, sest et see on jälle selline huvitav teema, et inimesed tahavad nagu iseseisvust, sest et see FIE loob selle iseseisvuse, sa ei ole nagu sõltuvus, sest et see on mhm. esimene samm siis sellest palgatööst väljaastumiseks, aga inimesed ei julge enamasti seda sammu teha. Et kas sinul oli ka seal mingisuguseid hirme või sa teadsid täpselt, et nüüd on aeg ja lähed, et räägi natuke sellest protsessist. Põhimõtteliselt, kui ma lõpetasin raamatupidamise 2022, siis mul sündis kolmas laps. Ja see oli see nagu plaan oli, et ma töötan ettevõtte ülesse, et siis kui lähen tagasi tööle, et siis mul on mõlemad ja pere ja kõik on ilus tore. Mhm. Aga kui kolmas laps oli 1,5, siis ma läksin väikse osakoormusega tööle ja siis ma nägin seda, et see ärevus ja stress, kõik tuleb tagasi, et kogu aeg on kiire, 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 mõtted on siin-seal, et lihtsalt nagu füüsiliselt ma ei jõua igal pool olla. Ja siis ma lihtsalt, no vahepeal ma mõtlesingi, et hea küll, et lähen tagasi täiskohaga tööle. Laps oli juba lasteaias selleks ajaks ja et siis teen kõrvalt nii palju, kui teen, et rohkem ettevõtet ei arenda. Aga Mm. see oli see koht, et kus ma andsingi endale aru, et kui ma selle valiku teen, siis umbes aasta pärast mul ei ole enam ettevõtet ja ettevõtlust, sest lihtsalt füüsiliselt kõike ei jõua. Ja kuna see ettevõte, noh, kuna mul on vaja päevasel ajal käia, olla vajalik, et palgatööl mul seda ajalist paindlikkust ei olnud, et siis praegu ma põhimõtteliselt maksangi oma palka nagu, et kahjumlikult ma saan nagu raha vähem, aga mul on see ajaline vabadus ja ma saan olla igal ajal põhimõtteliselt olemas oma lastele, iseendale. Et ma ei pea selle pärast muretsema, et ma pean kellegi käest ära küsima või ma teen õhtul tööd, et see on mu enda otsus, kuna ma seda tööd teen, et peaasi, et on kuupäevadeks tehtud. Jah. Ja see on nii oluline, mis sa praegu tõid, ongi see, et ma lepin nagu rahaliselt, materiaalselt vähem, aga ma saan palju väärtuslikuma asja vastu, mis on kogemused ja aeg. Et muidu tavaliselt, miks me ajame raha taga, sellepärast, et vabadust saada. on ju, tegelikult me ostame rahaga vabadust, aga miks mitte siis üldse nagu vähem raha ja saad vabaduse niisama. Et see on nii lahe lõks, et mitte ma ei taha tegelikult, kõik ütlevad, et ma tahan finantsilist vabadust, ma tahan finantsilist vabadust. tegelikult sa tahad lihtsalt vabadust. Finantsiline vabadus võimaldab Mhm. sul seda muud vabadust, ajalist vabadust sa tahad saada. see on nagu Just. hästi lahe äh,. aga lähme sinna sellesse esimesse punkti ka, et see oli see, kus sa nüüd palgad nagu palgatöölt otsustasid täitsa ära tulla, aga see, kus sa tekkis see esimene impulss, et mul on käsitöö, on ju, ma tegelen sellega, et sealt selle FIE loomine, et kas seal oli ka mingisuguseid hirme, mingisuguseid väljakutseid? Too aeg ei olnud, siis ma olin veel teise lapsega kodus, teine laps oli siis 1,5, et see oli, siis oli lihtsalt see, et oli vaja teha mingi keha, et oleks endal nagu mõnusam oma teenust pakkuda või toodet. Ja noh, ma tegin selles suhtes teenust ka, et ma tegin ka töötubasid nagu piltimisel, et siis nagu ei olnud ühegi keha loomisel, mul ei ole olnud
ühtegi kõhklust ega hirmu. mm. et need nuppude vajutamised ja ütleme see, et sellised need algsed, see loomine on ettevõtluse juures kõige lihtsam hetk, ütleme niimoodi, et sealt kõik edasi, et see asi käima lükata, on juba teine asi. Kuidas sul uute asjade katsetamisega üldse on, tundub, et sul on uued asjad on siuksed lahedad, see Ja pakub sellist ikka meeldib. põnevust, onju, et sealt see tuleb, sellepärast ma et kui igal me, pool osalengi erinevatel koolitustel ja asjadel, et kuna kõik tundub nii huvitav, et ma human design'i poole pealt olengi see generaator, et mul on iga päev uued mõtted ja ma suudan järgmisel päeval oma uue mõtte maha müüa, et see eelmine ei olnud üldse nii hea, mis ma rääkisin, et selles suhtes, et see on minu praegune nagu ütleme, kõige suurem nagu viga, et ma kogu aeg torman edasi, et ma ei tee ühtegi asja lõpuni. mm. Ehk siis sul ei ole lapsepõlves seda programmeeringut kaasa tulnud, meil sai üks kursusest läbi, sealt tuli ka mingit, vaatasime just lapsepõlve teemadest sisse, et uudishimu teeb ruttu vanaks või uudishimu tapab või mingid sellised, vaata on sellised ütlused meil lapsena ju. ja mõnel lapsel see jääbki nii programm sisse ja kaotabki uudishimu täiesti ära, sest et see on kuidagi ohtlik. et sinul on see uudishimu säilinud, sest et sealt tekibki see julgus katsetada ja ei ole neid hirme uute asjade ees, sest et see uus on põnev, oh lahe, midagi uut jälle, lähme teeme, katsetame, vaatame. et see on äge ja see on nii võimas omadus tegelikult elus läbilöömiseks ja edasiminemiseks. Kuidas sa näed seda uudishimu kui plussi? uudishimu on sellest, et mulle, ütleme, ohutuse mõttes oli ikka selliseid piiranguid, et ei tohi seda või toda, noh, et kui ma olen uudishimu, aga mul on ilmselt selline no, veits halb iseloom, et kui ei lubata, siis tuleb just teha. et ikkagi lapsepõlves ikkagi kõik, mis mulle vähegi huvi pakkus, sai ära katsetatud ja ära tehtud ja võimaluse halvimal juhul võib-olla oma vigadest ka õpitud siis, et selles suhtes, et või tagajärgedest, aga mul õnneks nagu ei ole. et ainuke, ütleme lapsepõlves see piirang või mis selline, et palgatöö on see koht siis, et kõik on palgatööl käinud, aga noh, samas kui ma niimoodi tagantjärgi lapsepõlve mõtlen, siis ega minu vanemad ka tegelikult teenisid kogu aeg muude tegevustega ka lisa. et mõnes mm. mõttes, et ei saa ka nemad öelda, et palgatöö on ainuke töö, et kui nad ise ka tegelikult teenisid kogu aeg lisa. ehk siis sul oli juba sealt nagu väike eeskuju olemas ja oli, ei tulnud sellist jõhkrat vastuolu, on ju, et ei, sa pead palgatööl käima ja nii edasi. kas on sul olnud sellel teekonnal, kas siis ettevõtluse teekonnal või siis enesearengu teekonnal väljakutseid, selliseid põnevaid väljakutseid, kus sa oled silmitsi seisnud mingisuguste huvitavate olukordadega või valikutega? noh, kas just põnevatega, aga ütleme, see kõige raskem väljakutse üldse ettevõtluses on see, minu jaoks on järjepidevus ja teine asi on teiste inimeste usaldamine ja delegeerimine. mm,? et see, et selle kogu selle teekonna siis kontrolli nagu enda kontrolli vähendamine ja teistele nagu natuke ära anda, et see on minu jaoks nagu kõige raskem, et sellega ma nagu praegu tegelen. et mul on ettevõttes praktikant viimased 2 nädalat olnud, et tegelikult meil sujub väga hästi ja et ma loodan, et selle praktika lõpuks olen ma piisavalt ise nagu õppinud sellest praktikast, et ma suudan usaldada ja delegeerida mingeid juppe oma ettevõtlusest kellelegi teisele. ja see on sul esimene kord võtta nagu kõrvaljõudu juurde, jah? jah, ega ma algselt ei tahtnud, aga mul ei olnud argumente talle väga ette lugeda, et miks ma ei saa teda võtta, et siis mõtlesin, aga vahet ei ole, proovime, saan mina kogemuse võrra rikkamaks, tema saab oma praktika kirja, et ja samas on ju see ajaline võit lõpuks, mis on, et kui see õnnestubki ja isegi kui see esimene ei õnnestu, on ju, see annab sulle jälle mingisugused infokillud, mida järgmine kord teha paremini, kuhu keskenduda, sest et see ongi see, kuidas me ettevõtlust skaleerime ju. et kui me oleme üksi ja mhm. veame kogu aeg, eriti kui me vahetame, sest raamatupidamine on ju tegelikult oma aja raha vastu vahetamine. selle jah, skaleerimine on see, et sa pead hakkama seda kuidagi siis ära delegeerima, sest muud moodi seda nagu skaleerida ei saa, sa ei saa hinda lükata nagu lõputult kõrgeks, jah, et siis see tunnitasu läheks üles, et siis teine variant ongi hakata ettevõtet ennast kasvatama.
kui, ma mõtlen, sest et ma tean seda tunnet väga hästi, sest sa oled harjunud tegema mingeid asju mingil moel ja sa tahad, et teised teeks ka samal moel ja siis tekibki sealt see kontrolli teema on ju, sest sa usud kuskil, et nii on õige või nii on efektiivsem või mis Mhm. iganes see on. et kui lihtne sul oli tegelikult teha see otsus ja lasta lahti, et vaatame, mis saab. no ei olnud väga lihtne, et mind tegelikult siiamaani masin põrgatab palle, kuidas mida teha, aga see ongi see koht, et klient on usaldanud mulle oma rahaasjad. et kuidas ma siis lihtsalt annan kellelegi teisele need asjad teha, kui ta tahtis tegelikult, kui ta eeldab, et mina, noh, tegelikult ma ei teagi, kas ta eeldab, aga põhimõtteliselt, et tegelikult ju ma sisendan endale seda, et mina ju pean seda tegema, aga tegelikult ta on ju lepingu sõlminud minu ettevõttega, keda mina esindan, aga just, ma ei pea sealt kõiki pisikesi samme ise tegema selle jaoks. see on nii lahe asi, mis sa ütlesid, ta on sõlminud lepingu ettevõttega, mitte sinuga, nii et ta ostab sisse teenust, mitte sind. jah, see on nagu nii oluline mõista tegelikult. ja kui sa saad seda ise oma aja nagu võiduks ära delegeerida midagi, kus sind saab asendada, siis palun väga, on ju, sa võidad sellega aega ja võib-olla lood selle aja jooksul rohkem väärtust nii endale kui teistele. See oli nii lahe mõte, mis sa tõid, et just ettevõttega, et sa esindad ettevõtet, mitte nagu ei tee üksi seda. Äh, mis on selle aja jooksul, kui sa oled hakanud tegelema enesearenguga, võtame siin, ma tahaks kahte asja kohe puudutada, et esiteks enesearengus hakkas tegelema, mis on olnud sellised suuremad muutused läbi enesearengu sinu elus? no kõige suurem muutus võib-olla on see, et ma näen vigu ka endas, mitte ainult Mhm. teistes. et ma Mhm. analüüsin ka oma käitumist ja ma saan aru, et ka mina oleks võinud käituda mõnes olukorras teistmoodi või ma olen selle human disainiga ka natuke tutvunud nagu raamatu teel, et ma, ma olen leidnud need kohad, miks ma ei tee asju lõpuni, et see ongi, ma olengi seda tüüpi inimene, et noh, ja mul on ja ma nüüd teadlikult otsingi endale lahendusi, kuidas siis oma seda iseloomu või inimese tüübina ennast ära kasutada niimoodi, et see oleks ka produktiivne, mitte ainult lihtsalt pinnapealne. et sa ütlesid jah, et järjepidevus on olnud üheks väljakutseks sul suureks, on ju. no uued ideed ja mõtted ju kogu aeg Jah, peal. et kogu aeg siin ketrab, on ju, ja siis tegevused jäävad kuskile Mhm. tahaplaanile. oleks rohkem käsi, oleks rohkem jalgu, on ju, oleks rohkem aega. nii ta tavaliselt kipub olema. Nii, midagi, mida sa mainisid jah, tuli. ehk siis sa lühidalt võttes, sa võtsid vastutuse nagu enda eest, selle asemel, et hakata nagu jätkata teiste süüdistamist, on see, et vaadata nagu enda poole, vaadata peeglis, Mhm. et kui midagi nii läks, on ju, äkki ei olegi teised süüdi, äkki olen mina selle kuidagi loonud. ja see on päris sihuke mõnus moment, sest et kui sa saad aru, et sina oled selle loonud, siis sul on ka ju täielik jõud seda muutma hakata. just, et et nii kaua, isegi see on see ettevõtte areng ja kasv ja see, et kõige suurem takistus ikkagi siin ees olen mina, mitte keegi teine. just, ise oled oma edu pudelikaelaks, ütleme nii. ja Mhm. ettevõtluse koha pealt, mis on see loonud sulle kõige suuremad muutused? ühe sa juba tõid siia, et sul on rohkem aega tegeleda iseendaga, oma perega. on midagi veel? see ettevõtlus, ütleme, on toonud mulle lisaks sellise rahutunde ka mõnes mõttes või sellise Mm. uhkuse tunde enda suhtes, et kui tuleb see, et kui ma saan mingi probleemid, ma reaalselt lahendangi ära ja ma tunnen, et ma olen olnud kliendile kasulik ja siis see tagasiside, mis sealt pärast tuleb, et see on selline, et siis on küll see mõte, et võib-olla ma tõesti teen õiget asja. ehk siis see et see annab on seda natuke inspiratsiooni ja paneb särama. just. See olekski olnud minu järgmine küsimus tegelikult, sa nii mõnusalt suunasid sinna, et mis sind paneb täna särama?
panebki täie säramas ettevõtluses just see klientide tagasiside või kui ma olen endale mingi plaani seadnud, et mingi suurem asi ära lahendada ja korda teha ja kui ma olen selle ikkagi oma kellaajaliselt tööpäeva lõpuks ära teinud ja ma olen lahenduse leidnud, siis see rahulolu tunne, mis valdab iga kord, kui sa mingi asja ära teed või milleski õnnestud, siis see on tegelikult see, mis kõige rohkem motiveerib ja silma särama paneb. ma toon ühe hästi laheda mõtte siia. See, mis sa praegu jagasid, see on hästi oluline. Me tuleme siia ellu ilghunniku probleemidega, nii-öelda probleemidega, traumadega, mida me hakkame elu jooksul lahendama, et inimesed mõtlevad, miks mul on lapsepõlves need traumad ja miks ma pean seda. et teine nagu sellele vastukaaluks on see, et kui sulle kingitakse pusle, mis on kokku pandud, kui suurt rõõmu sa sellest tunneksid? Kui seda lahti ei saa võtta, siis veidi võib-olla pettununa. just, Pusle eks kui sa mõte on tule, see kokku saada ikkagi. et meie inimloomuses on see, et me tahame asju lahendada. Sest sa just rääkisid, vaata, kui sa lahendad ära midagi, see tunne sinu sees on nagu see, miks sa üldse seda teed, on ju. ja ongi, kui sa tuled siia ellu nüüd ja sul ei oleks ühtegi traumat, probleemi, mida lahendada, siis elu olekski nagu igav ja sul oleks, ma ei tahagi olla ja siis oks kaela ja lähed minema, on ju. Et kui kõik on hästi, ütleme Mhm. nii, et see on see inimloomuses, et meil on need takistused just sellepärast, et kui me ise need takistused ära lahendame, see tunne seal sees ja sellepärast inimestele ei meeldi ka, kui teile ette öeldakse midagi, on ju, sa tahad ise lahendada, ma tahan ise seda ära Jah, lahendada, lapsed ka on ju, ära tule sega, ma tahan ise seda lahendada. ja pärast on tige, kui vanem midagi ette ära teeb. ma tahan ise, ma tahan ise. et see on nii, nii lahe ja see on see, mis aitab ka mõista, vähemalt mina näen seda, et kui oluline on, et need draamad on meil kaasas, et me saaksime lahendada, et me saaksime ületada neid hirme ja väljakutseid. et see on äge. Kuidas sina näed seda? see oleks äge kuulata sinu mõtet. just selle koha pealt, et kogu elu on nagu üks suur väljakutse, mida me lahendame. no tegelikult ongi niimoodi, aga et selles suhtes on sul täiesti õigus, et kui ikkagi takistusi, probleeme, midagi ei oleks, kõik oleks ideaalne, siis olekski igav. sõna otseses mõttes, et elul ei ole mõtet, kui mul ei ole siin mingi, et kui ma ei suuda midagi head kellelegi pakkuda, sest kõigil on kõik niikuinii hea, et siis selline, et ongi, et ei ole elul mõtet ju. kui põnev oleks vaadata filmi, kus ei juhtu mitte ühtegi sellist nii-öelda halba asja kunagi. Noh, ma arvan, et see film kandideeriks jälle kuskil kõige halvema filmi nominendile võib-olla. just, et see on nii hea näide oli see praegu. eks siis ongi see, et kui su elu on hästi igav, siis ongi, kandideerib sinna see, mis see on see, vaarikas või? kuidas see filmid on, maailmas on mingi ma vaarikas? ei teagi, ma nii suur fänn ei ole. mingi teema seal on igatahes. Äh, ehk siis see, mis sa praegu teed, läheks natukene sinu siis tegemiste sisse, et millega sa siis täpselt inimesi aitad, sest sul tutvustuses oli ka, et aitad ettevõtjal tagasi saada oma aeg. kuidas see välja näeb? no see aeg on selline tegelikult noh, hästi üldine, et tegelikult minu see eesmärk üldse on see, et ma olen ka ise ettevõtluses mõnes mõttes alustasin ju täiesti üksi ja ma näen, kui motiveerivam ja lihtsam on ettevõtluses edasi minna, kui keegi on kõrval. et see isegi ei pea olema, noh, kui raamatupidaja võtab sult nagu raskema osa ära, et seadusandluse ja tähtajad, et ja sa saad jooksvalt küsida, aga kõige tähtsam on ikkagi see, et sul on partner ettevõtluses kõrval. ja minu nagu selline eesmärk ongi, et ma olen su kõrval, ma ei ole su lihtsalt raamatupidaja, vaid ma olen ikkagi su partner. väga äge. et ei peaks, ütleme, hakkama otsima, lihtsalt ma praegu lähen mõtetega kaasa, et ma ei peaks hakkama otsima ole partnerit, on ju, kellega mõtteid põrgatada, vaid see ongi, kuna raamatupidamine on ju ka finantsteema täiesti, on ju, et siis kuidas Mhm. ettevõttel näiteks kasumit suurendada, kuidas ma saaks rahasid liigutada, siis ei ole, et sa ei pane ainult rahasid klappima, vaid sa aitad tegelikult kaasa mõelda. on nii? jah, et raamatud ongi, et mul on mitu sellist sõbrannat on sellist, kes on ka ettevõtjad, kes genereerivad oma ideid ja siis ma räägin kaasa ja siis ma ütlen, aga tead, ega tegelikult sul, see on täiesti kahjumlik projekt, et sul ei ole mõtet Mm. seda üldse nagu hakata tegema, et selles suhtes, et selle jaoks on raamatupidajaga ka ikkagi vahest hea mõtteid põrgatada, et tema annab sellise
rahalise poole ülevaates, et kas või teil on mõtet või ei ole. ehk siis sa aitad inimestel nendel suurtel visionääridel, ütleme, natuke jalgu maa peale tõmmata. jah, et kui väga kilve lähevad, siis tuleb natuke allapoole tagasi tõmmata, et muidugi ma ei taha öelda, et ma olen selline unistuste ja ideede lõhkuja, et ma ise olen ka väga suur ideede ja unistuste generaator, aga lihtsalt kui mõni asi on ikka selline, mis isegi võib-olla seadusandluses ei ole kõige õigem asi, millega äritegevust teha, et siis ma ikkagi selle ka ütlen välja. väga lahe. Kas sa oskad kirjeldada ka oma, ütleme, ideaalset klienti kui sellist? Äh, ütleme niimoodi, et üks pool aastat tagasi ma arvasin, et mu ideaalne klient ongi samamoodi naisterahvas, ema, kes pakub teenust, kellel on kogu aeg kiire ja tal on stress ja et ta tahab sellest lahti saada. aga kui ma vaatan oma kliendibaasi, kus on mul ligi peaaegu pooled on mul mehed, Mm, siis ma mõtlen, et võib-olla minu see energia on ikkagi pigem suunatud siis rohkem meesklientidele kui naisklientidele, kuigi mul on mõlemaid, selles suhtes ma ise nagu tunnen end mugavamalt tegelikult naisklientidega suheldes, aga mingi asi on, mis tõmbab siis meeskliente minu poole ja ma mm. täpselt Vot, veel ei tea, mis see siis olla võiks. aga ma läheks korra siin, ma võib-olla saan natuke toeks olla siin kohapeal just see, et üks on see, et ma lähen sellega kaasa, mis mult nõutakse, on ju, nii-öelda välismaailm nagu nõuab, mis on ka okei okay,, sest et ma täidan vajadust. aga samas sest et ma enne meie vestlust vaatasin ka, et kui palju sa usud seda, et sa ise lood oma reaalsust, on ju. Et kui ma oma soove välja ei mõtle, esiteks siin peas on ju, ei pane paika, mida ma päriselt tahan, siis kuidas saab üldse välismaailm seda mul tagasi peegeldada. Et kui ma küsin nüüd sellisel kujul su käest, milline sa sooviksid, oleks su ideaalne klient, millise kliendiga sulle meeldiks kõige rohkem töötada? vot sihuke küsimus ma sellisel juhul võib-olla sugu isegi ei paneks sinna, mm. -hmm. vaid paneks sellise inimese, kellele meeldib argumenteerida, oma mõtteid põrgatada, mulle vastuväiteid esitada ja kes on ka julge küsija, et kes on, et kes ei eelda, et ma lihtsalt teen raamatupidamist, vaid ta ikkagi tahab reaalselt minuga ka oma muredest ja rõõmudest rääkida. et kui et ei tal jääks ikkagi on ainult mingi lihtsalt statistiliseks vestlus, on ju. et kui tal ikkagi mingi mure on, et või küsimus, et siis sa, et ta julgeb küsida, mitte ta ei mõtle, et ah, et vast on nii õige ja teeb ja lõpuks tuleb välja, et tegelikult nii ei oleks tohtinud teha, et ja siis teeb tegelikult mulle tööd rohkem ja talle stressi rohkem, et kui klient ostab ikkagi ükskõik, mis teenust sa endale ostad, siis kui sul on küsimus, siis selle jaoks sa seda teenust tegelikult ostadki, et sa saad oma küsimused selles valdkonnas ka ära küsida. Mm. See vastus on nüüd palju, palju selgemalt. ma küsisin on ju seda, et mida sa tegelikult soovid, siis sa väga hästi tõid välja, et kellega sa tegelikult tahaksid koostööd teha ja see on see ideaalne klient. See, kes sul täna on, noh, see ei pea olema ju su ideaalne klient, seda on lihtsalt näidanud, nagu sa ütlesid, vaata, ma ei tea, miks ma tõmban ligi ja sellepärast ma tahtsingi teada, et kes on ideaalne klient, keda sa tahaksid omale kliendiks, sellepärast see küsimus oligi selline. võib-olla lõi omal ka natuke mingi pildi selgemaks selle koha pealt. Aga inimene on ju, kes ongi, on raamatupidamist vaja, on ju, tunneb, et ma olen näiteks värske ettevõtja küsikski seda ka, et kas see inimene on siis pigem sihuke värske ettevõtja või juba pikaajalisem, näiteks ka tahab raamatupidajat vahetada või midagi sellist, et kellega sulle meeldiks koostööd teha? mul on ka suuremaid ettevõtteid, selliseid väikeettevõtjaid, aga on ka noh, mul tegelikult, miks mulle alustavad ettevõtjad, ütleme nii, et nad mulle raha sisse ei too, aga ma tunnen, et ma aitan neid kõige rohkem. just see, et nad küsivad rohkem, neil on, et nad vajavad tuge rohkem. et mis võib-olla mõnes mõttes minu ettevõtte arengule on võib-olla natuke pidurdavaks, aga see tunne, kui sa kliendiga kirju vahetad ja ta küsib, julgeb küsimusi küsida, et mida, kuidas teha, siis et see on tegelikult selline pigem positiivne tagasiside kliendilt, et klient nagu tunneb asja vastu huvi ja tahab asju teha õigesti. Mm. ja kui see inimene tulebki sinu juurde, äh, mida ta võidab, küsime nagu niimoodi, mida ta võidab sinu siis, sinuga koostööd tehes?
ma ise arvan, et noh, üks jälle see aeg, aga, aga mis ta võidab, ta saab endale tegelikult saabki koostööpartneri näol, saab endale inimese, kelle käest küsidagi vastavalt, küsida küsimusi, et kas nad võivad või ei või, et kuidas see ettevõtlus nagu õigesti, tegelikult ei ole see, et õigesti või valesti, aga noh, seaduse järgi võib-olla natuke on ju et õigesti selline, valesti. et ongi see, et nad saavad selle kindluse, et neil on raamatupidamine seaduse kooskõlas. Ja nad teavad, et see meelerahu, mis neil tegelikult õhtuti on, et nad teavad, et kuskil ei ole midagi valesti, sest tegelikult ongi see, et miks isegi ei pea nagu iga ettevõtja võtma raamatupidajat, see on täiesti okei, kui inimesed teevad ise raamatupidamist, kui nad mingil määral teavad, aga alati tasub nagu periooditi lasta üle vaadata või võtta konsultatsioon küsimuste puhul, et sest tegelikult ettevõtja vastutab 7 aastat oma raamatupidamise eest, et sa mõtled küll, et teeme ära, et vahet ei ole, et järgmine aasta on juba tulekul, aga samas keegi ei ütle, et 6 aasta pärast keegi ei tule su raamatupidamist kontrollima, et okei okay.. Mis on sinu suur visioon sellega, mida sa teed? no, visioon ongi pigem siis ikkagi see toetus. Ma toetan oma teadmistega ja ma pigem julgustan inimesi, et ma selles suhtes, et päris mitu klienti on minu mõjutuste tagajärjel hakanud erisoodustusmaksu maksma, on hakanud käibemaksukohustuslaseks, et ei tekiks just neid hilisemaid probleeme selle, ütleme siis maksude maksmisega, et mis siis tegelikult ta nagu seadusandluses peaks maksma, aga tegelikult ta tunneb, et need on nii väiksed kulud, et tal ei ole aega sellega tegeleda. aga lõpuks ta teeb selle ära ikkagi ja tal on see meelerahu, ta teab, et kõik on seadusega kooskõlas, et tagantjärgi ta ei pea mingeid makse hakkama maksma mingitelt kuludelt ega enda hüvitiste pealt. väga lahe. ma küsin veel sellesama visiooni kooskõlas ühe huvitava küsimuse. Ma sõnastan seda. Kui sa saaksid näha mingit muutust raamatupidamise ja ettevõtjate, siis kas siis omavahelises kommunikatsioonis või üldse ettevõtluse ja raamatupidamise siis selles kompotis muutust, mis see oleks? Kas sa näed, et midagi võiks olla parem selles maailmas? ma arvan, et selles maailmas tegelikult kogu see maailm läheb mõnes mõttes paremuse suunas, sest ütleme, IT-süsteemid kõik arenevad, tarkvarad arenevad, et nii palju saab automatiseerida, et raamatupidaja töö ei olegi enam ainult lihtsalt dokumentide sidestamine, et oluline on ka nende tulemuste aruannete analüüs ja nendest järelduste tegemine. see on see koht, mida tegelikult vaikselt ettevõtjad hakkavad tähelepanu pöörama ja küsivad, et mis number mida tähendab ja mida võiks paremini teha, et see on selline, mis kõige rohkem nagu ka paneb nagu, toob naeratuse suule, et klient tunneb huvi, et kust tal mõni number on tulnud, et ma tavaliselt, kui on mingi selline teistsugune number aruandes kuskil, siis ma ikkagi kirjutan juba välja, mis see on. aga noh, vahest mõni klient kirjutab 2 kuud hiljem ka, et aga miks mul seal see ettemaks siis ma jälle selgitan talle, et mis seal parandatud sai ja kus see tekkinud on, et mis siis veel parem võiks ollakse, et vaikselt läheb selles suunas, aga ettevõtjad võiksid ikkagi rohkem tunda huvi oma rahaasjade pärast. et praegu on selline natuke välja kujunenud see mentaliteet, et kui raamatupidaja teeb, on kõik korras, aga Mm. Et see küll et mis seal raamatupidaja selle korda taga ajab on, selle. et sellepärast ma pakungi püsiklientidele ka iga kuu tund aega tasuta konsultatsiooni, et ta saab oma jooksvad küsimused ära küsida ja saan mina ka teda natuke kiusata, kui mul mõnel teemal on vajadus teda kiusata. Väga lahe, ehk siis see kommunikatsioon
kaks asja tuli siit nagu välja, mis sa jagasid praegu, et siis kommunikatsioon raamatupidaja ja ettevõtja vahel võiks olla selline sügavam ja samas ettevõtjad võiks ise ka võtta rohkem vastutust selle rahade teema üle, et ei lükka kõike ainult raamatupidaja kandadele nii-öelda. jah, tegelikult seaduse silmis neil ongi, nemad ainult vastutavad, et selles suhtes, et sellepärast nad peaksidki natuke ka huvi tundma, et kust, mis number tuleb, et lõpus, et raamatupidaja teeb oma tööd, aga tema tegelikult raamatupidamise eest ei vastuta, et sa ikkagi pead olema kindel, et su raamatupidaja on tasemel ja et sa pead olema teadlik, kust, mis number tuleb. et põhiteadmised võiksid ikkagi olemas olla. selge, väga äge, sinuga oli super äge vestelda. et aga hakkame otsi siit kokku võtma, ma küsin sellise küsimuse, et kust inimesed sinu asjadega, tegemistega kursis saavad olla? Mul on koduleht lorairaamatupidamine.ee ja mul on nii Instagram kui Facebooki konto ka, kas sa jagad seal mingisuguseid Lorai raamatupidamise mõtteid ka raamatupidamine. kuidagi? see netkod millegipärast lag'is siin korraks. sa No rääkisid samal ajal, kui ma rääkisin, hetkel aga natuke tagasihoidlikumalt. mul korra hakib sinu pilti praegu ja jah, mul ootame näitab, korraks ära et selle momendi. internet on ebastabiilne, et vist on kõik aeg kokku tõmmata. nii, kuidas sa nüüd praegu vist nüüd on korras, nüüd kuuled ilusti? jah, nüüd kuulen. no siin on korralik lag sees, mingi 3 sekundit, ja las ta siis olla. ehk siis vasta uuesti sellele, sest see läks kuskile kaduma, et mida sa jagad oma seal sotsiaalmeediakontodel? äh, harivat sisu ja mõnes mõttes võib-olla ka inspireeriv, ütleme, silmavat sisu. Mhm. et just need, mulle väga meeldib maksuvabadest kuludest rääkida, üldse kuludest üldse, et paljud ettevõtjad üldse ei teagi sellist asja, et kui ma eraisikuna ostan endale arvuti ettevõtte tarbeks kasutan arvutit, ostan eraisikuna, et sa võid selle ettevõtte kulusse kanda, aga enamik ei kanna, sest see on ju eraisiku kulu. Mm. et tegelikult ei ole, et vahet ei ole, kuidas sa selle kulutuse eest maksad, et kui see on sinu ütleme, sinu ettevõtluse jaoks vajalik, siis, et siis on ettevõtlusega seotud kulu ikkagi. väga äge, no see ja sellised nipid on väga kasulikud ja väga tulusad, on ju, ettevõtjale, eriti alustavale ettevõtjale. aga selge, ma loodan, et kuulajad-vaatajad said ka siit palju häid mõtteid kõrva taha just raamatupidamise koha pealt ja üldse, mis siit täna üles tuli. et sulle soovin kergusega siis ettevõtjate rahaasjade korrashoidmist ja seda ka ma tahaks öelda ettevõtjate inspireerimist. et nagu ma aru saan, sulle meeldib ka nendega suhelda ja kuidas saab veel paremaks nagu asju minna. ehk siis kergusega kõige selle loomist ja ägedat lendu sulle. aitäh, ja vaatajatele-kuulajatele ka siis aitäh sulle. näeme juba järgmine kord. Tšau.